Elamusspa sai hiljuti täiendust uue helilahenduse näol ja siia protsessi on kaasatud ikka väga kõvad oma ala professionaalid ja täna meil on võimalus rääkida ühe loojaga, helilooja Ike Vald-Rannapiga. Alustaks kohe algusest, kuidas näeb välja spa-alale saunades muusika loomise protsess võrreldes võib-olla tavalise muusikaprotsessi loomise protsessiga? Ma arvan, et iga asja juures on oluline kavatsus ja meil on müra nii palju maailmas täna, et see kavatsus ja see autentsus ja see sõnum on sedavõrd olulisem, mida rohkem inimesed hoolivad sellest, kui võiks öelda. Nüüd, kui kirjutada lugu, kirjutada mingit teost, on see, mis nagu hästi sügaval tasandil resoneerub, mida tahta öelda. Ja siin tõesti me oleme läinud hästi süvitsi selles, et ma olen Elamusspa fänn, seda võin öelda, mulle väga meeldib saunades käia, ma olen eriti pärast pikka nädalavahetust, kus on esinemised asjad on olnud, et tulla siia, lasta kehal lõdvestuda, olla omas mingis vaibis ja mullis, et see on nagu hästi vajalik, ma arvan. Ja selles mõttes mul oli hea meel, kui Elamusspa selle mõttega meie juurde tuli, et luua see. Ja ei saanud lihtsalt, see ei ole nagu müra juurde tulles, et paljud teevad, teeme lihtsalt midagi, paneme kuskil midagi mängima, aga ei, me läksime ikka siin väga süvitsi. Ja mis see siis tähendab on see, et me läksime selle kavatsuse juurde, mis minu jaoks see kavatsus on, siin on ikkagi, et inimesed saaksid ikkagi endaga olla, nad saaks terveneda, saaks kehaga kontaktis. Ma ütlen, meil on mingi 100 miljon asja, mis meil toimub nädala sees või mis iganes ja siis nagu lihtsalt olla niimoodi, et nagu mingi Aga mis see lugu selle taga on? Lugu on see, et kui me hakkasime uurima seda, et mis see siis tervenemine päriselt tähendab. Me rääkisime, siin on ju kohalikud mingid maailmameistrid, mis on see Aufkuss? Saunameistrid? Saunameistrid ja siis Aufkussi maailmameistrid. Nii. Ja siis me tegime intervjuusid nendega, et leida, mis see tervenemine tähendab siis. Ja siis oli, mis tähendab 3 asja. Tähendab nii-öelda puhastumist, tähendab maandumist või maandatust, eks ole, ja siis tähendab uusi algusid. Ja siis me mõtlesime, et kuidas me saaks nagu tekitada ühtse tervenemise tsükli sellesse. Ja siis me leidsimegi, et võiks olla tuleelement, mis puhastab välisel tasandil, võiks olla veeelement, mis puhastab sisemisel tasandil, võiks olla siis maa, mis siis maandab ja õhk on nagu uued algused. Ja siis järgmine tasand on see, et kui me oleme leidnud nagu selle kavatsuse, see on üldse meie protsessis, kui me leiame selle kavatsuse, mida me tahame öelda edasi anda, siis me hakkame seda muusikasse tõlgenduma. Ja hästi lihtsalt öeldes mõtlesimegi, et tule puhul, ma just käisingi siin Leili saunas, on selline korralik viikingite power on sees, et ongi erinevad kõrilaul on sees ja sellised hõisked ja viiul ja selline, ma ei tea, minu jaoks, kui küsitakse, mis need instrumendid on, ma nagu näen nagu maailma koos oma helide, koos oma soojuste ja niiskustega ja mõtleme, nendes erinevates maailmates ongi, see on nii erinev, et on see siis selline viikingite küte, mis on selles tulemaailmas sees. Järgmisena me lähme nagu veemaailma, mis ongi nagu kuidagi lõõgastav, seal on sellised helid, mis kuidagi Aga kuidas see loomise protsess üldse välja nägi? Ütleme, et kui räägime instrumentidest, räägime veest, tulest, mis oli see, mis andis inspiratsiooni, mis oli selline, te tulite välja kõrilaulu on ja tulega sellised nagu vängemad asjad. Mis veel oli see, mis annab sükest inspiratsiooni, andis seda, et siin võiks kasutada seda või toda või? See kontseptsioon oligi selleks inspiratsiooniks, et me sisuliselt lõime ikkagi mingid uued dimensioonid ja uued maailmad sinna, et ongi siis see viikingite maailm, kus on omad helid, mingi tulepraksumine näiteks, siis on selline, võiks öelda inglite maailm, mis on uued algused on ju ja on selline, lihtsalt ma ei tea, minu kogemus on see, et see ei ole mitte ainult nagu instrument, vaid seal ongi nagu oma energeetika, oma vibratsioon ja siis see taandubki, ma ütlengi, et kui ma hakkan instrumentidest rääkima, me kasutasime üle 100 instrumendi, mida luua siin, et mul on nagu mingi, ja ma peaaegu isegi ei mäleta ausalt öelda, sest neid ongi nagu iga sauna puhul ongi 30-40 instrumenti, mis me oleme kasutanud ühe siis sükse helimaastiku või soundscape'i loomiseks ja siis ongi nendes 4 põhilist erinevat suunda on
ja siis ongi, ma arvan, et me elasime nendesse maailmatesse kuidagi sisse ja võtsime sealt nagu helisid, et me saaksime inimesi viia päriselt rännakule, viia uutesse kohtadesse, natukene ka ütleme siuke, et maaelementide puhul olid näiteks trummid ja selline siuke nagu džungli vibe ja panime näiteks linnuhelisid sinna mängima, mis siis veel, kasutasime vee puhul, kasutasime selliseid rohkem voolavaid helisid, näiteks puhkpille, aga no lihtsalt, et kui tavaliselt see tuleb mingisse spaasse, on selline lihtsalt mingi suvaline, paneme midagi mängima, me tahtsime sellest nagu 3 sammu nagu edasi minna ja päriselt tuua inimestele mingi kogemus, kus nad saaksid nagu välja lülituda, minna kuhugi teise maailma ja tulla tagasi sellest kogu, kuidas öeldast, ütleme sellisest mõnusast meloodiate dušist nagu välja tulla värskena, tugevana, inspireerituna, ja ma ütlengi, et meloodiad on tõesti, meil on tundide kaupa muusikat siin, et sa ole ettevaatlik oma küsimustega, muidu ma jäängi siin rääkima. Aga ma mõtlengi, et kuidas võib-olla siis, kui me räägime sellest, et kui sa lähed kuskile ja on siuke lihtne playlist pandud on ja versus see, kui ongi toodud neid päris elemente, mindud süvitsi, kui erinevalt see saab inimese kas siis sauna või spa kogemust mõjutada? No meie soov on ikkagi see, et jälle see müra teema vaata, et tegelikult siukest suvalist muusikat pannakse väga paljudes kohtades mängima ja ma arvan, et tihti me peame lihtsalt kuidagi nagu välja lülitama, sest me nagu ei viitsi protsessida seda, on ju. Aga kui on päriselt inimesed, organisatsioonid, kes tahavad midagi öelda, midagi südamest öelda, mitte lihtsalt ütlemise pärast, siis see vibratsioon on seal erinev ja inimesed tunnevad seda. See on ka, miks osade artistide puhul on see, et sa võib-olla ei saa aru, mida nad ütlevad, aga sa tunned seda, sest see on nii aus ja ehe kuidagi, on ju. Et ma arvan, et see on vähemalt meie kavatsus, et nad tunnevad seda sükest sügavat vibratsiooni selles. Kui on aega ja soovi sellesse lülitada, sest ma saan aru, et võib-olla see ei ole kõigi jaoks ja see on ka nagu okei, on ju, aga tõesti inimesed, kes tahavad midagi teistsugust kogeda ja korra lihtsalt välja lülitada süksest igapäevasest virvarrist, siis ma loodan, et neil on see võimalus siin selle jaoks olemas. Aga mis selle loomise protsessi juures oli võib-olla kas näiteks midagi üllatuslikku, mis, ma ei tea, sind ennast inspireeris või pani mõtlema kuidagi teistmoodi? Jaa, see selline tühjuse kogemus. Sükse muusika loomisel on hästi oluline anda kuulajale ruumi. Ja ma ütleme, oli ka näiteks isaga oli mingisugused vestlused siin selle kohta, et kuidas näiteks, ma ei tea, Pärt või on näiteks Ludovico Einaudi on loonud siis mingisuguseid harmoonilisi ja meloodilisi mustreid, kus antakse lihtsalt inimesele ruumi, et sa saad olla ja sa saad kuulata. See ei ole pealetükkiv, see ei ole kuidagi, see on nagu soovituslik, aga sul on ruumi nagu endaga olla. Sest tänapäevases maailmas kõik tahavad saada midagi ja kõik on mingi, näe, võta seda, tee seda, aga versus see, et see on nagu siuke, aga versus, et luua seda nagu, kus sa oled nagu, oled kuidagi nagu lihtsalt ja sul lastakse olla, ilma et sult ei taheta midagi. See oli ka nagu võib-olla siuke suurem isiklik väljakutse, sest ma tunnen, ma olen nagu heliloojana ja esinejana olen selline, et tohutult teeks ja ma tahan nagu, et inimesed kogeks mingeid asju, aga siin on nagu vastupidine, et nagu natuke vastupidine lähenemine ja minul oli nagu siuke arengu kõver natukene selles, mis ma loodan, et ikkagi kostub, et ikkagi on tühjust ja samal ajal on see nagu tõstev energia on selle taga. Lõpetuseks võib-olla seda sa juba mainisid, et sa oled ise elamuspa fänn ja saunasõber ka, ma sain aru. Jaa, absoluutselt. Ja kuidas millist muusikat sina saunas, nagu kodusaunas võib-olla kuulad või kuidas sina oma saunakogemuse muudad sügavamaks või puhastavamaks? No, siin on nii mitu põnevat teemat on, et kahjuks mul endal kodus momendil sauna ei ole veel. Ma isegi esimesena sooviks jäävanni endale enne kui sauna, aga see on teine teema. Aga see on hästi põnev, mis sa küsid, sest et me räägime mis see nagu toetab inimest suures pildis. No Metalliga meil on siuke väike missioon tõsta inimeste heliteadlikkust. Ja heliteadlikkuse tõstmine hästi lihtsalt öeldes tähendab seda, et märgata, mis helid meid mis viisil mõjutavad. Ja siis ka selle võrra, millist balanssi meil tegelikult elus on vaja. Näiteks minu puhul on see, et ma
tihtipeale hommikul ärkan üles, ma hakkan kirjutama, salvestama, tegema, et ma olen hästi palju helide keskel või töötan, et tegelikult minu saunakogemus on vaikuses nagu. Aga ma ütlen, et tavapäraselt võib-olla inimestel on lihtsalt nagu märgata, et lihtsalt kui on näiteks, ma ei tea, mingid müra või stressirohked keskkonnad, et siis leida nagu, mis see nagu isiklik, mis see oma playlist on või näiteks kui sina saaksid oma soundscape'i kujundada päeva peale, oma akustilist kogemust, mis sind nagu päevas nagu toetaks. Mida sa vajad selle jaoks? Kas sul on vaja näiteks, et hommikul oleks veits rohkem powerit, õhtul oleks veits rohkem lõõgastust, võib-olla on sul vaikust vaja, sest sul on mingi töö juures, kõik tahavad midagi saada. See on nii isiklik vaata, aga lihtsalt ma kutsun inimesi üles märkama helisid enda ümber, märkama seda, kuidas need teid mõjutavad ja kolmandaks leidma olukordi ja helisid, mis toetaks teie elamise kogemust. Aitäh ja loodame, et inimesed tulevad kuulama ja päriselt kuulatama siia elamuspaasse neid vingeid teie loodud helisid. Aitäh teile!